tere tulemast Hea Taro kanalile. Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada vähkidele. Täna laon sõnumite saamiseks keldiristi. Esmalt laon ühe kaardipakiga kaardid lauale ja siis koos teise kaardipakiga hakkan kohe ka selgitusi andma. Tegemist nagu ikka üldiste sõnumitega, seega võta kaasa ainult see, milles sa ennast ära tunned, jäta teised sõnumid teistele või oma aega ootama, et ära vägisi sobituda proovi. Nii, aga vaatame siis, mis on selle lugemise peamine energia, keskne energia ja mõjutaja, selline väljakutse ristev energia ka kohe siia kõrvale vähkidele. Et milles see tänane lugemine lähtub, mis on see peamine teemas. Nii, mõõkade poiss ja mõjutaja karikate 2, hästi, alateadvus, mõõkade 7, nii ettevaatlikuks oled läinud. Möödunu, mis mõjutab. Mõõkade kuningas, sellised targad otsused või targad uued uksed. Nii, mida ma tean. Karikate 3, see rõõmus tähistamine, lähitulevik, mis mõjutab. Müntide 9, kuidas ma tunnen ennast, müntide kuningas, hästi. Keskkond, müntide 6, tore, mõni nõuanne või hoiatus, õnneratas ja potentsiaalne tulemus. Karikates väga ilus, südames on ainult selliseid hirme või kõhklusi. Natuke reetori energia on lõpsku südames tunnen. Aga muidu on siin väga kenasti. Nüüd siin on millegi osas see peamine teema mõõkade poiss justkui teadmiste vajadus. Ma otsin, see on natuke ärev energia selles mõttes, mitte ärev, aga rahutu. Ma vahel tunnen, et ma otsin vastuseid, ma otsin infot, ma tahaks teada juba ja olen nagu selline, ma vahel tunnen nagu kästmata, koguks siit, kõike tahaks teada, endasse kogeda. Ma nii tahaks millegi osas vastuseid, selline õppija energia. Aga mul ei ole veel nagu tervikpilti, see võib ka olla, et ma tahan millegi või kellegi kohta teada, aga ma nagu, jah, et mul ei tule kuidagi kandikult see info, et ma nagu otsin vastuseid, jälgin, vaatlen, ootan ja see teeb natuke rahutuks, et ma olen valmis õppima siin on nagu infot puudu, kui on mingi teema, siis millegi osas just kui ma peaksin juurde veel midagi õppima, kogema, kuulama põhjalikumalt, midagi tegema, justkui siin on nagu algteadmine, aga mul oleks vaja rohkem. Aga mul on see valmisolek ja see puudutab mingisugust sellist partnerluses, ühtsuste jõudu. Et siin on liit, et see puudutab mingisugust liitu, võib-olla mingisugust, siin on nagu osapoolte vahelist, midagi 2 või rohkem osapoole vahelist. Et selline ühtsuse jõud on siin, võib olla sõprus, võib olla uus äripartnerlus, aga see on selline paarisuhte kooselu, mingisuguse sellise partnerluse algus nagu. Ja see on hästi positiivse energiaga, aga kuidagi varajane staadium või millegi osas, et ma tahaksin rohkem teada, et see on selline varajane staadiumi energia. Aga see viitab tegelikult sellise positiivsele, rõõmsale, rikastavale kogemusele, aga mul ei ole veel infot. Mul ei ole selgust, ma nagu justkui koban ja otsin ja tahan rohkem teada. Ma nagu vaatleja, ma olen nagu kõrvalt veel või ma tahaks, mul ei ole küsida. Päike on ka edu energia, õnnestumise energia. Et selline, et ma tahan, et see hästi õnnestuks, see on mulle oluline. Et ma tunnen nagu, et see on midagi minu jaoks väga sellist rõõmustavat ja ma tahan, et see väga hästi läheks, et seal on sellist inspiratsiooni ja võib-olla tähistamist, aga hästi positiivne, ma suhtun väga positiivselt, kuigi ma justkui mul ei ole nagu päris selgust, aga ma olen valmis õppima, ma olen valmis kogema, ma olen valmis teada saama ja ma nagu kibelen kohe kõike seda teada saama. Et selline
uudishimu ja rahutus on minu sees, et ma tunnen, et ma nagu tahaks rohkem, et ma ei suuda paigal püsida, et ma tahaks seda kõike teada, kõike kogeda, kõike tunda ja selline, ma tahan, et see läheks väga hästi, et see oleks selline külluslik ja edukas ja rõõmus ja natuke sellist ülevoolavust on siin tunda. No natuke selline unistused, elluviimise energia ja see tuleb kuidagi mingi liiduna, partnerlusena, et seal on mingi ühtsuse jõud taga. Nüüd millegipärast südames on mingi reetlikkus või ettevaatlikkus, et kummat pidi see on, et vahel on see, et et see on minu jaoks väga strateegia energia, et ma nagu jätan enda trumbid enda teada või ma olen ettevaatlik selle osas, et mitte ka pettuda võib-olla. See on lihtsalt selline alateadvuse energia, mis teeb mind natukene ettevaatlikuks, sest selline usaldamatus on natuke, võib-olla mul ongi see, et ma ei tea kogu infot või siis kellegi osas või ma ise tunnen, et kuidagi ma kasutan mingit taktikat, et midagi saavutada, et kuidas kellegil. See on trikitamise energia siin südames, kus on nagu taktika ja strateegia. Et ma võidaksin, siis ma justkui võtan relvad vastaselt, on ju. Et ma tahan olla edukas, ma tahan, et see läheks hästi. Kavalus. Huvitav. Karikate 8, emotsionaalselt hästi keerul. Südames on midagi, et siin on südame ees just. Selle alateadvuses on mingisugune reetlikkuse energia, taktika, strateegia energia, et kõik läheks hästi. Ma ei ava nagu oma kaarte täielikult või ei tohigi avada või ma olen kellegi suhtes ettevaatlik, et võib ka niipidi olla. Nüüd karikate 8 on minu jaoks siin selline energia, kus ma eemaldun negatiivsusest, valin iseenda. Siin võib olla hästi raske emotsionaalselt eemaldumine, sellepärast, et ma tunnen, et mind tõmbab kuhugi mujale, ma väärin midagi paremat. Siin võib olla, kas mina tunnen, et võib-olla ma isegi nagu reetsin midagi või kedagi vahel või siis vastupidi, et mind on justkui nagu, et see võib olla mõlemad pidi see energia joosta, et kuidas kellegil, aga vahel on siin, et tuleb minna ilma tagasi vaatamata või keegi on läinud ilma tagasi vaatamata. Karikate 8 puhul on alati see raske. Ja vahel on see, et seda väliselt ei mõisteta, et miks mõni samm tehakse südames, et kas mina ei ole mõistnud või keegi teine ei ole mõistnud, miks ta nii teeb, et justkui kõik on hästi, kõik oli olemas ja nüüd keegi otsib midagi muud ja paremat. See on mingi taktika taga. Aga karikate 8 puhul on tegelikult see, et ma tunnen, et sellest ei piisanud. Et ma andsin, aga siis see kas mind enam ei toida või minust ei piisanud. Et ma tunnen, et ma tegelikult kuidagi tunnen see, et ma ju tegelikult ei õnnestunud või see ei olnud nii ideaalne. Et aga väliselt justkui paistis, et kõik on hästi. Et see on mingi alateadvuse energia, mida ma proovin eemalduda ja jätta selle negatiivse. Ma proovin nagu päris teadlikult lükata kõik negatiivne eemale ja keskenduda positiivsele. On mul siin alateadvuses. Nüüd möödunu, mis mõjutab seda situatsiooni, on siin mõõkade kuningas. Minu jaoks hästi selline energia, kus ma olen juba minevikus tahtnud mille kohta teada, infot, fakte, sest siin on soov liikuda edasi. See on tuleviku energia minu jaoks, kus ma otsin uusi võimalusi ja hästi selline rahulik, selge suhtlemine toob häid tulemusi. Nagu kaardistan enda selliseid võimalusi. Olen avatud igasugusele uuele infole. Siin on just selline suhtlus on hästi oluline, et asjad räägitakse läbi, targad otsused, mõistusepärased otsused, mitte emotsionaalsed otsused. Et nii on õige teha, see on hea lahendus. Karikate 6 võib olla seotud lastega, võib olla seotud vanematega, võib seotud olla koduga, aga see võib olla ka seotud selle osaga, et ma justkui loon endale läbi selle häid mälestusi. Et mul oleks mida mäletada, et mul oleks need head emotsioonid, et ka selle tõttu, et siin on selline energia, kus ma tahan ka nagu jagada, et selline energia, kus ma tahan areneda tegelikult.
kasvada koos kuidagi millegi osas, et see selline rõõmus energia on siin. Nüüd see, mida ma tean, no siin on sõprus, tähistamine, siin on karikate 3 ja karikate 3 on teadmine, selline rõõmus koosolemine, minu inimeste energia. Need on inimesed, see on minu perekond, see võib-olla on minu hingepere. Võib olla selline energia, kus on selline kogukond, selline koosviibimiste, suhtlemiste energia, et see teadmine siin minu peas, tähistamine, selline rõõmus, pidutsemine, hea seltskonna energia, hea puhkuse energia. Ops, vaata, isik kukkus. Karikatäss siin samas ka siin kõrval, et võimalus, mingisugune pakkumine, kas siis läbi minu sõprade, läbi minu perekonna või kuidagi ma tähistan ja siin on midagi, mida ma tahan jagada, sest mul on karikate äss ja kuidagi selline, minu süda on hästi avatud ja minu süda on täis sellist positiivset, armastavat energiat, et siin on midagi, mingisugune algus. Võib-olla, kus on nagu tunded tärkavad, et hästi selline, ma tahan lasta oma ellu uut rõõmu, häid emotsioone, et mu süda on avatud ja ma tahan jagada seda, et siin on kindlasti jagamise, et kui ma kogen midagi, siis ma tahan seda jagada enda lähedastega, enda sõpradega, tähistada seda enda saavutusi. Nüüd lähitulevik minu jaoks selline väga iseseisev, töökas energia. Samas selline luksuse nautimise energia, aga mis on tulnud läbi pingutuse. Et ma saan nautida, ma tean enda väärtust, minu hästi selline energia, kus on tegelikult selline edu, iseseisvus. Vahel ka materiaalne kindlus, et justkui selline pingutus toob kasu, tasub ennast ära ja see on minu pingutus, et see ei ole nii, et keegi mulle lihtsalt andis või et siin on nüüd see lotovõit on ja see on pigem selline tunne, no võib-olla on see lotovõit tulnud ka järjepideva panustamise tulemusel, aga see on justkui, et ma andsin ja ma olengi seda väärt. Et see võib näidata küllust, kinnisvara näiteks ostu, et selline materiaalsus on siin, aga ma saan lubada midagi, aga see ei ole mulle nagu antud lihtsalt, sest ma olen sinna ka panustanud ja see tasub lihtsalt ära, midagi tasub ära ja ma tunnen ennast võib-olla see kokkuhoidlik, see tugev vundament, mida ma olen loonud, see on midagi minu, see on vähi enda saavutus, vähi enda pingutus. Ja ma hoian see on minu oma ja ma ei taha, et see kõiguks, ma tahan, et see oleks hästi stabiilne, kindel, turvaline, iseseisvus. Kokkuhoidlik võib-olla, aga vahel kardan isegi endale lubada, et nagu keelan vahel selles energias endale rõõme, naudinguid, kuigi siin luksust kutsub nagu endale ka, ise endale kingitusi tegema näiteks, et selline energia. Et justkui on kokku hoitud küll ja küll, nüüd tee endale see kingitus, selline energia tekib siin ka. Aga müntide 4 on midagi, mida ma hoian natukene lukus, kaitsen, hoian, see on mulle oluline, et see ei kõiguks, oleks stabiilne. Ja kuidas vähk tunneb ennast, siis siin on müntide kuningas ja minu jaoks on selline, nagu ma olen koju jõudnud, selline energia, see võib, see on ärimees, abielumees, püsisuhte energia, aga see võib näidata sellist jõukust, see võib näidata turvalisust, et ma tunnen kindlalt ennast. See võib näidata, et ma olen väga ambitsioonikas, et mul on eesmärgid. Samas ta on lahke energia, ta on hooliv energia, ta on hea selline nõuandja energia, mentori energia. See viitab headele investeeringutele, headele võimalustele, see viitab ka tihti valmisolek lähedasi toetada. Vahel selline analüütiline selles mõttes, et ta mõtleb, et mida oleksin saanud veel paremini, kuhu veel rohkem panustada, selline hästi ka vaatab ka sinna tahapoole, et vaatab ka minevikku, selline energia, mille osas ma tahaksin muutuseid teha, kuidas paremini, et varasemaid kogemusi hästi jälgib. Ja seesama, siin tulevad müntide 9, iseseisev energia, nagu ma ütlesin, selline pingutuse energia, aga see toob tulemust, see on minu saavutus ja ma olen väga rahul sellega, no nagu loon midagi
kaugemasse tulevikku ka, et see on midagi selline püsivat, mis nagu kestab. Et see ei ole selline hetkeline, vaid kuidagi mingi jääv püsiv energia, et kui ma praegu siia annan, siis see kuidagi ka toob mulle tulu kaugemas tulevikus. Nüüd keskkond on väga toetav. Keskkond on väga toetav, see on heade lepingute energia, müntide kuus on siin ja see on, kui ma vajan tuge, siis ma saan seda tuge. Kui siin võib olla ka neid, kes vajavad minu tuge, siis ma aitan. Hästi suuremeelne energia, kus tuleb kaaluda, kuhu panustada, sest igale poole ka ei jagu. Aga minule see meeldib, sest see on selline tasakaalus energia, kus hoitakse asju kontrolli all. See on väga võrdne energia. Just kui sina oled lahke ja aitad, siis on neid, kes samaga vastavad sulle. Et kuidagi selline võrdsus on minu jaoks siin müntide kuue peal, et võib ka selline andmise ja jagamise energia, et kui nagu toetamise energia ja samas kui mind toetatakse, siis ma olen väga tänulik. Et hästi hea tasakaalus energia, kus on võrdsus. Et nagu see keskkond on soosiv. Huvitav, et siin on see sama, et see justkui kas ma ise või, et kas mul on nagu siin südames, see mõõkade 7 tuleb välja, justkui ma ei usuks, et see on võrdne. Et justkui kas ma ise tunnen ennast pahasti, et ma olen justkui nagu taktika, et nagu mul on nagu küüned enda poole, on ju, et ma tunnen nagu sellist, et kas mina justkui reedaksin seda headust, mida mulle antakse, ma ei tunne ennast nii mugavalt. Või siis vastupidi, et ma ei osanud oodata, et see keskkond on nii mõistev. Et mul oli eelarvamus. Siin on millegi osas, kas mul on varasem kogemus või midagi on, mille osas ma nagu olen ettevaatlik, ei mängi väga avatud kaartidega, et ma kardan, et siin on mingisugune taktika taga, et kellelgi on nagu see oma kasu peale mängimine taga, aga minule näitavad kaardid, et see on võib-olla see minu tunnetus lihtsalt, kas mina tunnen, et minu tegu on kuidagi reetlik, et ma ei ole seda väärt või kuidagi selline tunne või et ma kuidagi võtan võimaluse või teiselt või kuidagi ma ei oska seletada, et ma valisin enda kasu taktika, mis on rohkem minu kasu peale väljas. Aga nagu tööalaselt ja äris nii ongi mõistlik ju tihti teha, on ju, et ma valingi endale soodsa taktika, aga kuidagi tunnen, et äkki, et see võib ka olla niipidi või siis ma olen olnud kellegi suhtes ettevaatlik või selle teise osapoole suhtes, et tema on oma kasu peal väljas. Nii või teisiti, siis tegelikult justkui minule kaardid näitavad, et tegelikult siin on õiglane tasakaalus energia, et kõik on nagu justkui hästi. Aga mingi kripeldus on kuskil siin sees. Või see ma ei tea, et see väliskeskkond tunneb, et kuidagi sina oled oma kasu peal või ma ei tea, siin on mingi taktika energia. Nõuande või hoiatuse positsioonil on siin õnneratakaart, mis näitab, et millega osas on praegu õige aeg, et ajastus on hästi oluline. Ja siin on, et nüüd on see hetk, see õige aeg on siin õnnerattaga justkui pööre sinu kasuks, et kui alati ei õnnestu, siis see on hetk, kus võib kõik õnnestuda. Ja kui on olnud sellist tunnet, et asjad mängivad, siin on midagi, siin on muud tegurid, mis ei ole otseselt sinuga seotud, välised mõjutajad, vaid nüüd justkui sinu kasuks on nüüd kõik asjad langevad õigele kohale, et vot praegu on hea aeg millegi jaoks, et saavutada seda edu. Et see näitab sellist ajastatust. Mõõkade kuninganna hästi sihikindel energia, sean oma sihi, lõikan ära kõik takistused, läbirääkimised, hästi siin seda mõõkade energiat nagu targalt tehtud otsused, mõistuse otsused, et justkui nõuande positsioonil siin, et praegu on hea hetk, nagu ära lase ennast nagu takistada, vaid sea oma siht ja tee ära, et kuidagi heas hetkes oled praegu, et asjad saaksid õnnestuda, et nagu teised asjad mängivad ka sinu kasuks seal. Et mis ei ole võib-olla sinu kontrolli ja sinu mõjutatavad, vaid nagu muu keskkond mängib sellele kaasa, et asjad saaksid minna nii, nagu sina soovid.
nüüd potentsiaalne tulemus on seal ka karikate äss ja karikate äss on see energia, mida ma siin juba ka ju nägin, et ma olen hästi positiivse vibratsiooniga algust näitab. Väga-väga rõõmus energia. Hästi selline uue energia ja seal on rõõmsad emotsioonid. Et ma tean, et see tulemus on positiivne ja ma olen rõõmus, ma tahan jagada, vähemalt see algus on nii paljulubav minu jaoks, et ma tunnen sellist õnnistuse energiat, rõõmu energiat. See võib näidata mõnda head sündmust või head uudist. Hästi selline positiivne, õnnelik potentsiaal on selles. Ja ma tahaks nii, et kõik näeks ja jagaks ja mul on hea meel selle üle. Et see rõõmustab mind. Just kui midagi uut on algamas. Midagi, mille pärast ma tegelikult olen muretsenud ja südant valutanud. Midagi, mis on mind ikkagi pannud muretsema ja võib-olla tundma ennast ka, ma ei tea. Võib-olla ma ei ole saanud seda kõike rahus välja rääkida isegi, sest ma olen mures olnud selle pärast, et see on ikkagi mind torganud ja kuidagi läheb kõik palju, midagi sellist nagu paisuvalt tuleb välja, et kõik laabub, kõik läheb hästi. Et ma tunnen nii hästi ennast, et selline rõõmus, õnnistatuse tunne mille pärast ma olen muretsenud tegelikult, et kas see õnnestub. Aga sellised sõnumid vähid teile seekord. Suur aitäh, et kuulasid.